Tere hommikul! Täna on mul selline plaan, et ma näitan teile enda hobisid ja neid on palju, neid on väga palju. Täna prooviks näidata vähemalt teile 8 hobi ja kõige toredam on see, et päevas on ikkagi 12 tundi, nii et proovime 8 hobiga 12 tunni jooksul tegeleda. Ma panen taimeri käima ja siis näeme, kas me suudame üldse 8 hobiga 12 tunni jooksul tegeleda. Ja kui te küsite, kuidas saab olla ühel inimesel nii palju hobisid, siis saab, uskuge mind, saab. Mul on neid veel rohkem, aga jah, ma ei tegele nendega igapäevaselt, et võib juhtuda, et ma mõnega ei jõuagi kuu aega tegeleda või 2 kuud. Aga pooltega neist tegelen ikkagi tihedamini, täpselt 12 tundi ja paneme käima ja hakkas jooksma. Iga hobi vahel võime siis jälgida, et palju meil aega on kulunud millegi jaoks. Ma pean kihla, et raudselt ma midagi ei jõua ära teha, sellepärast et lihtsalt nii palju asju on plaanis. Või nii mahukad asjad pigem siis, et iga asi võtab ikkagi väga palju aega. Aga esimeseks asjaks on meil siis scrapbookimine. Minu scrapbook on siis selline must raamat. Algul ma tegin polaroididega, aga nüüd ma teen rohkem piltidega, välja prinditud piltidega näitan ühe. Nüüd ma teen selliseid. Aga tänane leht tuleb siis järgmine. See on viimane teistast tehtud. Nii, ma hakkan kohe pilte valima. Ma tahtsin teile rääkida sama aeg põhimõttest, et kui tihti ma teen, mille järgi ma neid pilte teen ja nii edasi. Ehk siis ma proovin hetkel teha 1 kord kuus, vähemalt 1 lehe ja selle jaoks ja seda siis 1 kuu põhjal, ehk siis mis tollel kuul midagi ägedat juhtunud on, neid asjad siia ülesse panna. Täna ma tahan siis teha eelmisest kuust, aga ma tahan ainult detsembrist jõule teha või jõuluperioodi, või täpsest jõulupäeva, just seda kaunistamist, kodust chillimist, mis me tegime ja valin siis selle jaoks pildid välja. Vahepeal ma unustasin scrapbookimise täiesti ära, aga nüüd olen selle endale tagasi toonud. Nii, pildid on välja valitud, siis ma tavaliselt teen niimoodi, et ma pean tegema ühe faili, mille ma panen kõik pildid kokku, aga see selleks. Mis veel? Scrapbooking, kus siis tahan aastakuuliks on mul see, et ma teen vähemalt 12 pilti valmis. Hetkel siis kõik, tulen teie juurde tagasi. Nii, nüüd sai leht valmis tehtud ja aega kulus selle jaoks peaaegu 2 tundi. Ehk siis taimeri aeg hetkel on 10 tundi ja 15 minutit on veel järgi, et teha kõiki hobisi. Järgmiseks on meil trenn, nii et trenniriided selga ja lähme trenni. Nii, trenniriided on seljas. Mis on mu suurim hirm praegu täna selle päeva juures on see, et elu tuleb vahele. Ja kui me praegu Tartu lähme, siis me peaks käima ka toidupoodades. Ehk siis see võtaks minu 12 tunni osast juba nii palju aega maha. Vaatame, kuidas me jõuame. Aga lähme siis jooksi! Nii, ma olen nüüd siin jõusaalis ja me oleme oma trenni lõpetanud.
tahtsin teile rääkida nüüd seda, et mulle väga meeldib trenn ja mul on eluaeg trenn meeldinud. Küll aga kiire elutempo tõttu ei ole ma ausalt öeldes seda eelmine aasta väga palju teinud. Ja nüüd oli mõte, et ma siis kindlasti tahan seda tagasi enda rutiini. Ehk selle aasta eesmärgiks on mul vähemalt 3 korda nädalas käia trennis, kas siis jooksmas või siis jõusaalis, mida ma praegu hetkel siis meeldib teha kõige rohkem. Ja olenevata elutempost või ükskõik mida, et endale tuleb aega leida, kuna mulle trennis meeldib väga käia, siis ma tean, et see võtab mul nii palju lihtsamaks, stressi vähemaks. Aga kui te küsite, et kuidas ma julgen ennast siin jõusaalis praegu filmida, siis ei julgegi, see on väga hirmus ja kõik inimesed vaatavad ja käivad ringi ja vaatavad siuke tunne nagu kui lõll ma olen. Nii et, aga ennast tuleb ületada ja seda kõike teie jaoks. Nii, ma jõudsin nüüd trennist tagasi ja meie taimer on täpselt nüüd 7 tundi ja 29 minutit. Ehk siis mul hakkab vaikselt hirm tekkima. Aga mida ma veel teile tahtsin rääkida sellest, et ma tean, et ma olen ülekaaluline. Ja ma tean, et paljud inimesed, kes on samamoodi ülekaalulised, kui raske neil on jõusaalis käia ja kui halvasti nad tunnevad ennast, et nad sinna üldse lähevad. Aga ka mul on hirm minna iga kord jõusaali, et tekib iga kord jälle tohutu hirm, et kuidas teised mind vaatavad, mida nad mõtlevad ja nii edasi, aga ma üritan alati endast üle olla, sest ma tean, et ma teen seda enda pärast, mitte nende heaks ja ma tean, et ma pingutan ja üritan. Seega ma üritan neist mitte välja teha. Aga meil on järgmine asi, mida on vaja hakata tegema, siis järgmine hobi on siis mul lugemine. Ja selle jaoks ma olen täna enam-vähem arvestanud siuke 30 minutit, see on päris hea aeg. Nii et hakkame siis lugema. Tänane lugemine on mul siis selline jõuluraamat, see on mul poolik veel. Ma loen inglise keeles enamus ajast, aeg-ajalt siis ka vahelduseks eesti keeles. Hakkame lugema. Kuni ma siin loen, siis tahtsin teile ka rääkida natuke sellest, et mis on minu lugemisgoal, et ma ei ole kiire lugeja, ilmselgelt. Ma loen suhteliselt aeglaselt ja mul on suhteliselt vähe aega lugeda. Ma üritan lugeda võimalikult palju, siis kui mul on kas või natukenegi aega, et 10 minutit lugeda, 20 minutit lugeda. Ma ei ole siuke lugeja, kes õhtuti enne magama minekut väga voodis saudaks lugeda. Vahepeal proovisin, ei tule hästi välja, kuigi parema une kvaliteedis ikkagi andis. Aga hetkel on siuke eesmärk 1-2 raamatut kuus läbi lugeda. Aasta lõpuks siis see teeb kuskil 20 raamatut, 24 raamatut, mida ma tahaks lugeda. Natuke vähem 20 raamatut oli. Ma loen üle ühe, loen nii romantikat, põnevikke, krimi ja siis teine on siuke teaduslikum kirjandus nagu ettevõtlusest, mindsetist, kõigest sellisest, et siis ma niimoodi vaheldumisi üldjuhul loen. Loodan, et saan sellega ka hakkama. Aga mulle lugemine väga-väga meeldib, nagu väga. Ma ei arvanud, et see nii väga meeldib, aga ma oleks võinud teada, et see mulle nii väga meeldib, sest lapsena ma lugesin ka mega palju ikkagi. Nii, nüüd sai loetud ja taimeril aega on alles 6 tundi ja 49 minutit. On aeg liikuda edasi siis järgmise tegevuse juurde või järgmise hobi juurde. Ja selleks on maalimine numbrimaalidega. Ma panen asjad valmis ja siis näitan teile ja räägin teiega. Nii, nüüd ma olen endale asjad valmis pannud. Hetkel on mul siis pooleli, Karl toob mulle kohvi, aga hetkel on mul pooleli selline maal ja ma olen tegelikult värvinud mitu pilti valmis. Mulle väga meeldib numbrimaale värvida, ehk siis see on 3. pilt mul. Ma näitan teile ka, milliseid pilte ma siis teinud olen juba. Tuleb välja, et ma naudin väga. Tavaliselt ma teen siuksed tunniajased sessioonid, ehk siis tund aega värvin, vanasti värvisin võib-olla 2 päevaga ühe pildi ära. Ja plaanis on kindlasti ka tulevikus veel värvida neid. Mulle tõesti
pakuvad need lõõgastust ja nii tore on neid teha. Aga asume siis värvima. Ma näen eriti hea välja, aga nüüd on selline aeg, et kutsume kontrollöör Karli ja Karl on siis kontrollöör, sest kui ise oled värvid neid asju, siis ilmselgelt jäävad asjad kahe silma vahele ja tema siis vaatab üle, et kas mul on kuskil kahe silma vahele jäänud. Nii, ühesõnaga Karl kinnitas, et mul ei ole enam sellest arvust ühtegi asja jäänud, seega ma saan nüüd värvimise lõpetada ja Karl, kas sa saad võtta palju mu taimeri peal? Aeg on 5 tundi ja 52 minutit. Nii, et 4 asja tehtud ja 4 veel minna. Nüüd juba tundub reaalne jälle. Tegelikult tundub jah. Aga panen värve asja kokku ja siis järgmiseks hakkan küpsetama. Nii. Tere tulemast Koka saatesse Alice'iga. Tegelikult Karliga ka, Karl hakkas ka küpsetama ja Karl, äkki tuled räägi, mida sa küpsetad üldse siin? Ma teen leiba. Näed, Karl hakkab leiba tegema ise, aga mina siis hakkan küpsised tegema ja mul on siuke äge raamat nagu ainult küpsised ja Karl ostis selle mulle selle jaoks, et ma saaksin talle küpsiseid teha ja kuna mulle meeldib väga küpsetada, siis ma olen otsustanud, et ma küpsetan nii. Ta lubas mulle teha iga nädal ühe küpsise. Põhimõtteliselt ma teengi, põhimõtteliselt. Nojah, jõulud jäid vahele. Jõulud jäid vahele, sellepärast, et ma küpsetasin ise algusest lõpuni piparkoogid ja need piparkoogid põhimõtteliselt jäid veel alles. Ja siis ma ei leidnud, et ma peaks uusi küpsiseid tegema nii kaua, kui need söömata on. Ja üleüldiselt Karl on siis, kes sööb mu küpsiseid. Mina võtan sealt 1 või 2 tükki prooviks ja see on kogu lugu, mis mina söön ja Karl saab üle küpsiseid endale. Täna siis on plaanis teha küpsiseid basiiliku ja sidruniga. Ja üleüldiselt ongi siis tavaliselt niimoodi, et ma nädalavahetuseti siis 1 korra küpsetan küpsiseid. Aga alati ei õnnestu iga nädalavahetust teha, aga ma proovin. Nii, aga küpsise taigen sai valmis. Näitan teile. Šukene, pisikene vorst. Ja mida ma ei märganud oli see, et see peab külmas olema mingi 100 aastat. Ehk siis tegelikult 3 tundi kuni ööpäev. Idee poolest mul on aega alles 5 tundi, et oma hobidega tegeleda, siis jõuame võib-olla täna need valmis küpsetada, võib-olla mitte. Selgub see lähiajal 3 tunni jooksul. Küpsise tainas on vähemalt valmis ja nüüd on 4 tundi 59 minutit. Ja järgmiseks asjaks on VR-i mängimine. Sellega on nii, et seda ma teen tegelikult väga harva. Ma üldse mõtlesin, et mul on päris mitu sarnast asja nagu VR, Nintendo või arvutimängud, et kas nad kõik lähevad ühe hobi alla, ehk siis mängimine või on nad eraldi. Minu jaoks on nad hetkel eraldi, aga VR-iga on niimoodi, et mul on seal üks mäng, ainult üks mäng, mille pärast ma selle ostsin ja miks ma seda mängin. Ja see on see Beat Saber ja miks ma ülejäänud mänge eriti ei mängi on see, et nad olevad mul pea rõvedalt ringi käima ja mulle läheb süda pahaks. Aga see mäng on üks tore mäng, mida ma siis mängin. Sellega on üks, aga seda ei saa rohkem korraga mängida kui mingi 5 laulu, kui sa nagu ühe korraga ütti mängid. Kui sõpradega vahetad ja nii edasi saab kauem, aga üksinda mängides ja üle 5 mängu ei saa, sest esiteks silmad hakkavad valutama ja teiseks ei ole tervisele üldse hea, kuna sa oled hoopis teises maailmas. Aga täiega meeldib seda mängida, et lähme mängime.
nii, ma mängisin nüüd lõpuks VR-iga ära ja meil on nüüd taimeri peal aega jäänud täpselt 4 tundi ja 14 minutit. Viimased 2 tegevust veel või 2 hobi jäänud veel ja siis järgmiseks on joonistamine. VR-iga mängimise kohta siis, kui ma selle sain, siis ma tegin hästi palju neid easy leveleid ära, siis ma tegin mediumit, ma ei tea, võib-olla mõned mängud, siis ma hakkasin hardi proovima ja nüüd ma mängingi enamus ajast siis hardi peal. Edasi jõudnu pealt ma veel hakkama ei saa, olen proovinud paar korda, aga see on ikka raske. Aga hard on täpselt siuke mõnus. Ma arvasin kunagi, et kui ma hardi mängin, siis ma ei suuda üldse kõrvalt tantsida, aga tegelikult ma suudan väga hästi praegu tantsida siin kõrval. Nüüd järgmiseks mulle meeldib väga, see on suhteliselt uus hobi mul. Jah, Tesla otsustas, et ta tahab tähelepanu, aga kuna see on suhteliselt uus hobi, siis siin tuleb mängu minu armas hobikärukene, kes eelmisest videost vaatanud on. Ma tegin endale hobikäru ja siin on mul kõik värviraamatu asjad ja värvimise asjad olemas. Ma korra liigutan seda endale mugavaks ja mul ei ole just väga palju praegu värviraamatuid või asju ja mul ei ole ka häid markereid nii-öelda või alkoholimarkereid. Värvimise all ongi siis hobina alkoholimarkeritega värvimine ja väiksemad või lihtsamad pildid, kui nii võib öelda. Ja mul on hetkel siis Cozy Vibes värviraamat ja täna ma mõtlesin, et ma värviksin. Ma juba selle esimese lehe, mis ei ole tegelikult ka värvipilt, värvisin ära. Mulle meeldib, kui kõik on värvitud. Aga siin on see, kellele see raamat kuulub leht. Tahaks selle täna ära värvida. Mul on ideid nii palju ja see on nii nunnu. Üldse see värviraamat on nunnu või selle Coco Who värviraamatud, siis on väga lahedad. Mu unistus on saada veel Bobby Gucci ja issand, üks oli veel mingi Perri keegi. Ma sain jõuludeks siis Dodži markereid 168 tükki, aga ma tahaksin siis saada Ohuhu markereid, neid väga kiidetakse. Ja ma värvin hetkel siuke 2-3 pilti kuus, mõnikord siis rohkem, kuskil niimoodi ta tuleb, aga hakkame siis värvima. Sai värvimine tehtud. Ma ei tea, kas makulaadi ulatumused lahkunud aku vahepeal tühjaks, aga aega on meil veel jäänud 2 tundi ja 27 minutit. Värvipildi lõpptulemus. Nunnu minu meelest. Tahtsin hästi siukest bright coloreid ja kollast ja nii edasi teha. Ühesõnaga, mega rahul ja kulus aega vähem, kui ma arvasin. Hea uudis on see, et meil on 2 tundi aega, meil on 1 hobi veel jäänud ja siis küpsised lõpuni, nii et tund aega saame nüüd seda viimast tegevust teha ja siis tunnike läheb, et valmis teha küpsised. Tegelikult vähem, 20 minutit, 30 minutit kuskil niimoodi. Viimaseks hobiks on mul Nintendo ehk siis nagu ma varem ütlesin, ma ei tea, kuidas teiega on. Kas teie arvates läheb Nintendo arvutimängud ja VR kõik ühe alla? Mina panin need eraldi. Nintendot ma mängin natuke rohkem kui VR-i, sellepärast, et seal on mul palju rohkem mänge, mida ma armastan. Ma armastan väga Dreamlight Valley't, siis igasugused Super Mario mängud on mu lemmikud ja viimaseks Animal Crossing, Hogwartsi ja siis hästi palju me mängime ka
neid igasuguseid sporte ja mingeid siukseid mänge, mis on nagu saab koos mängida, siis meil on lõbus, saame ajaveetu 5. Aga jah, üksi mängin peamiselt Twilight Valley't, ma armastan seda mängu, ma armastan Disneyt ja nüüd siis hakkame Karliga mängima täna Super Mario. Meil on seal veel üks maailm poolik, mis tuleks lähiajal ära teha, siis meil on kokku 2 Super Mario mängu, mida me oleme täiesti osast lõpuni läbi mänginud. Üksinda ma ei ole neid mänginud, mulle meeldibki just neid Karliga koos mängida. Karl läks praegu Teslaga õue, siis ta tuleb varsti tagasi. Korrastan nüüd joonistamise asjad ära ja panen mängimiseks, me oleme mängu valmis. Ja siis näeme juba. Ma sõidan taga ringi, mul on lõpus. Tati vaid. Siin on väga täpselt vaja ajastada. See on 2 korda siia. Lõpus on teine ju. Jumala ei tikku. Oi, mäletaks samal ajal. See tähendab otsast peale. Nii, meil sai nüüd Nintendoga mängitud. Aega on jäänud täpselt 1 tund ja 5 minutit. Seega teeme küpsised valmis ja... Aga iseenesest on ju kõik 8 tehtud täna. Nii et 12 tunni jooksul on päriselt võimalik tegeleda 12 hobiga, kui millegi muuga ei tegele. Ja kui ise süüa ei pea tegema ja mingit sihukest asja, seepärast, et kui ma oleks pidanud neid asju ka täna tegema, siis oleks me no way, et ma oleks jõudnud täna selleni. Aga võtame taigna. Siin näete Alice'i tema tavapärases tegevuses. Filmib ennast samal ajal, kui ta lõikab küpsised ainast. Vaatame lähemalt, mida Alice teeb. Kell on 21.30. Mul sai küpsisid valmis ja meil on taimeril aega veel 37 minutit. Enne kui ma selle video lõpetan, ma tahan Karliga veel testi teha, kuidas ma küpsisid välja teen. Karli test. Lõhn on nagu küpsis. Basiiliku lõhna ei ole. Siis kui küpsisid, siis oli küll väga tugev. Nüüd proovime. Kas see on nüüd teeseldud või on päriselt hea? Ma proovin kõik. Ei ole sellist tugevat. Mingit basiilik maitset või midagi. Natuke õrnalt. Karjub läbi. Ta on selline, see tekstuur on selline nagu, mul oli tegelikult see, ma ei oska öelda, see vastik nagu tahvlikriidiga tekib see. Jaa, ma proovin veel. Ja nüüd see läheb ja nii on otsast kord. Meil ei ole 2 küpsi. Ei, see oli poole. Mina tahaks isegi rohkem sidonit, aga noh. Ma ka. Ta ei ole magus, ta ei ole soolane. Niisugune maitset, aga päris hea küpsis. Küpsise maitse on, tugev küpsise maitse. Väga hea. Aga põhiline on see, et me saime kõik 8 asjad tehtud 12 tunni jooksul. Aga ühesõnaga, ma olen nii väsinud tänaseks õhtuks juba, sest ausalt öeldes terve päev teha enda hobisi ei ole nii lihtne, kui te arvate. Reaalselt ma mõtlesin juba poole päeva pealt, et ma olen nii väsinud, et ma ei taha enam ühega asjaga tegeleda, mis mulle muidu teha meeldib. Ehk siis 12 tunni jooksul kõiki oma lemmikhobisid, sellepärast et see väsitab ja sa ei naudi oma hobisid ja see on jube. Aga real talk on see, et rääkige, mis on teie hobid. Öelge, kas te tahate mingit hobi mul lähemalt näha. Ma võin hea meelega näidata põhjalikumalt neid. Täna oli siuke ülevaade, mis on mu lemmikhobid ja kindlasti need ei ole mu ainukesed. Teate küll seda TikTok'i, kus tüdrukud ütlevad, et
mul käivad hobid hooti. Ma olen täpselt selline tüdruk. Ühel päeval on mul üks töö, teisel päeval teine töö. Ma olen endale ostnud kalleid asju, et hobisid teha, mis mul on täiesti kõrvale jätta. Ühel hetkel otsustas, ma tahan näiteks kleepis hakata ise tegema. Jep, nagu te arvate, võite sinna see. Lisaks praegu nendele hobidele, mis ma täna näitasin, ongi see, et ma aeg-ajalt liigeldan. Ma täiega unustasin ära. Legod on asi, mida ma ei tee harva, mida ma teen tegelikult täiega palju ja täiega tihti. Meil on tohutu Lego kollektsioon. Kuidas ma selle ära unustasin? Tundub, et peab part 2 tulema sellele osa minu hobidele. Ma oleks saanud isegi täna Lego kokku panna, sest mul on ju Legosi, mida kokku panna. Suveti on supitamine kindlasti, üks suurimaid hobisid. Okei, nüüd mul on küla ju koos rohkem vast ei ole. Või noh, kindlasti on, aga mitte praegu niimoodi, et aktiivselt tegeleksin nendega. Aga kui teile meeldis see video, siis võite seda likeida. Kui teile meeldib minu sisu, siis subscribe'ida ja näeme juba järgmises videos. Tšau! Ta on nagu tavaline mureküpsis. Jah, mureküpsis. Mureküpsis. Ärge tehke 12 päeva jooksul. Kivi kõvat ainas. Tahad? Tahad kindlale? Selle nüüd tooma siia poole ja selle lambi panema pikem suutma. Sa võid neid tuleb ka põlema panna. Aga vähemalt oli VR täiesti 100%. No vähemalt. Jep. Sa saad vaadata vähemalt minu üle nagu. Läks õnneks.